Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja senikaua, kui me ootame täpsemaid teadaandeid kõige selle kohta, mis on maailmas viimasel ajal toimunud, nagu me teame, siis päris palju toimub taustal. Ja ma ei ole täiesti teadlikult nendest asjadest veel rääkinud, sellepärast, et väga palju on valeinformatsiooni ja väga palju on informatsiooni, mis tegelikult ei muuda ega mõjuta meie reaalsust, aga samas on oodata sündmusi, selliseid toredaid sündmusi siin juuni alguses, mis mõjutab meid kõige paremas mõttes ja see viib edasi juba järgnevate sündmusteni, kas juunis või juulis. Ja senikaua, kui me seda informatsiooni ootame, siis saab soovi korral enda teadvust arendada ja avardada järjekordse seminariga, mille pealkiri on seekord Maailmad teisel pool jääseina. Ja see on just nimelt maailmad teisel pool jääseina. Võib-olla siia võiks veel lisada maailmad ja rassid teisel pool jääseina. Aga see on mõnes mõttes järg. Ta ongi järg, aga seda saab võtta ka eraldi. Et kui sa ei ole seda eelmist seminari vaadanud või seda seminarisarja, siis sa võid vabalt alustada ka sellest seminarist, mis nüüd tuleb. Ja kuna selle pealkiri on siis maailmad teisel pool jääseina, siis see jätkab tegelikult seda põnevat lugu, mis me rääkisime eelmises seminarisarjas, kus me rääkisime ühest mehest, kes on käinud teisel pool Antarktika jääseina ja isegi seal perekonna loonud. Ja me rääkisime seal selles eelnevas seminarisarjas nendest tema seiklustest ja kõigest sellest, mida tema seal nägi. Ja nüüd selles järgmises seminaris me räägime kõikidest nendest maailmadest, kõigist 178 maailmast ja reaalsusest ja rassist, kes seal teisel pool jääseina elavad, ja me räägime ka 2 põhilisest rassist täpsemalt, kelleks on siis, me rääkisime nendest eelmises seminarisarjas ka, aga kelle nimi on siis hooldajad ehk siis inglise keeles custodians. Ja me räägime ka Anunnakide rassist. Täpsemalt me räägime nende maadest, nende tsivilisatsioonist, kus nad asuvad, mis nad oma olemuselt on, mida nad teevad ja nii edasi, palju täpsemalt. Ja me räägime ka sellest suurest kuplist, mis kõigi selle 178 reaalsuse siis kohal on ja seda siis üheks tervikuks moodustab. Ja muuhulgas me räägime ka ühe naise loost, kes on sündinud teisel pool jääseina ja kes on tulnud siia meie maale praegu selleks, et need asjad, mis praegu meil käimas on, saaksid käivitatud, nagu nad on käivitatud. Ja tänu temale üleüldse see informatsioon saab olla meieni jõudnud. Nii et kõigest sellest siis täpsemalt seminaris, mille pealkiri on Maailmad teisel pool jääseina, ja nagu ikka saab sellele registreeruda läbi minu kodulehe www.kaialisa.com/internetiseminarid. Ja see seminar saab siis esimest korda saadetud teisipäeval 4. juunil ehk siis teisipäeval 4. juunil, siis hiljemalt kella 6 õhtul. Ja mul on palve ka veel kord väga paljudele, väga mitmetele, et kui te teete registreeringu ja mingil põhjusel see registreering jääb pooleli või jookseb kinni või midagi juhtub, et ei saa seda registreeringut lõpuni teha, siis palve on, ärge palun teist korda registreeruge, vaid jääge ootama minu sõnumit, minu
emaili. Ma saadan emaili, sest iga kord, kui te sisestate oma andmed, siis ja vajutate maksma, siis see info jõuab kohe minuni, isegi kui te ei ole maksnud. Seega mul on teie andmed käes, aga selleks, et asi saaks kõige sujuvamalt tehtud, siis oodake minu meili, kus ma täpsemad juhised edasi annan, mida teha ja siis toimige nii, nagu mina seal kirjas kirjutan, mitte ärge siis uuesti registreeruge, kas kohe või järgmisel päeval või ma ei tea, paari nädala pärast, vahet ei ole. Et kui te esimene kord ei õnnestu, siis oodake minu sõnumit ja toimige nii. Ja teine suur palve on ka see, et kui te registreerute, siis tehke seda hästi hoolikalt. Püüdke olla kohal selles hetkes, kui te seda teete. Nii väldite vigu ja nii väldite nii minu kui teie endi aja raiskamist. Et kui te esimese lahtrisse käib nimi, eesnimi ja perekonnanimi samasse lahtrisse, sest kui te kirjutate eesnime ühte ja perekonnanime teise lahtrisse, siis perekonnanimi satub sinna, kuhu läheb meiliaadress ja süsteem ei oska teile kui mitte kuskile perekonnanime peale meili saata. Ehk siis te ei saa kätte seda seminari linki. Ja teine asi on see, et kui te meiliaadressi kirjutate siis sinna õigesse lahtrisse, teise lahtrisse, siis vaadake, et see meiliaadress saab õige, et seal ei ole mitte ühtegi kirjaviga, et ei oleks punkti asemel koma või seal mingid tähed nii-öelda ekslikult kogemata valesti kirjutatud. Et nii on kõigil lihtsam. Ja ega muud kui kohtume seminaril juba teisipäeval ja kõigi teistega kohtume juba taas Valguse kanali videotes. Kohtumiseni!